Tere tulemast saatesse Global Eye. Mina olen Natasha Kirtšek ja täna vaatame üle kõige populaarsemad lood, mis maailmas aset leiavad. Vaatame, mis meid täna õhtul ees ootab. Täna võtavad miljonid ameeriklased iga päev antidepressante, ärevusvastaseid ravimeid ja muid psühhiaatrilisi ravimeid. Aga kas psühhiaatrilisi ravimeid kirjutatakse liiga palju välja või neid lihtsalt halvustatakse ebaõiglaselt? Just, seda me hakkamegi arutama. Ja see, mis algas unistuste kruiisina läbi kaugemate vete, on nüüdseks muutunud kasvavaks rahvusvaheliseks tervisehirmuks. Hantaviirus tekitab tõsiseid küsimusi selle kohta, kas Ameerika Ühendriigid on valmis järgmiseks puhanguks. Lisaks on Pentagoni suur UFO-toimikute avalikustamine taaselustamas üht vanimat küsimust. Kas me oleme tõesti üksi? Aga enne kui me kõigest sellest ja paljust muust räägime, vaatame üle mõned selle nädala suurimad uudised üle kogu maailma. Esimest korda aastate jooksul on Venemaa president Vladimir Putin öelnud, et tema arvates on Venemaa sõda Ukrainaga lõppemas. Ta tegi need kommentaarid ajakirjanikele pärast ajalooliselt väikest ja lühikest sõjaväeparaadi Moskvas, millega tähistati Nõukogude Liidu võitu teises maailmasõjas. Nad lubasid aidata. Lääs lubas abi ja hakkas siis õhutama vastasseisu Venemaaga, mis kestab tänaseni. Ma arvan, et asi hakkab lõppema, kuid see on tõsine asi. Hoolimata neist kommentaaridest, mida te just kuulsite, käivad lahingud endiselt edasi. Ukraina on teatanud Venemaa droonirünnakutest ja ligi 150 eraldi kokkupõrkest vaid viimase 24 tunni jooksul. Hoolimata USA vahendatud relvarahust Kiievi ja Moskva vahel, mis pidi lõppema 11. mail. Ja Indoneesia päästemeeskonnad on nüüd leidnud 2 Singapuri matkaja surnukehad, kes hukkusid pärast Mount Tukono vulkaani purskamist Hana Islandil Indoneesias, lõpetades sellega suure 3-päevase otsinguoperatsiooni äärmiselt ohtlikes tingimustes. Võimude sõnul olid ohvrid mattunud paksu vulkaanilise materjali alla kraatri serva lähedal ning leiti teineteist embamas. Selles vulkaani purskes hukkus kokku 3 inimest, samas kui 17 inimest pääsesid eluga. Praegu on vulkaan endiselt aktiivne ja üha enam tekib küsimusi, kuidas matkajaid üldse mäe lähedale lubati, sest ametnike sõnul olid ronimisteed tegelikult juba nädalaid enne seda purse suletud. Hilisõhtune väljumine Denveri rahvusvahelisest lennujaamast muutus õudseks ja surmavaks sündmuseks, kui üks inimene suutis lennujaama turvast läbi murda ja jooksis aktiivsele lennurajale just siis, kui täislastis reisilennuk õhku tõusis. Võimude sõnul kiirendas Frontier Airlinesi lend väljumiseks Los Angelesse, kui lennuk tabas inimest vaid mõni minut pärast seda, kui ta oli ületanud perimeetrid ära. Piloot katkestas koheselt õhkutõusu, kuid hetked hiljem teatasid reisijad suitsust salongis ja lühiajalisest mootoritulekahjust. See oli täpselt siis, kui hakkasime tõesti õhku tõusma, nagu hoogu võtma. Me võtsime hoo sisse täpselt siis, kui olime mootoris Finai suunas. Ma ei teagi, mida selle kohta öelda, aga siis käis lihtsalt nagu pauk. See tundus nagu oleks sattunud suurde avariisse. Vähemalt 10 inimest on saanud kergemate vigastuste tõttu arstiabi ja inimene, kes oli lennurajal, hukkus. Föderaalsed uurijad püüavad nüüd välja selgitada, kuidas see turvarikkumine täpselt juhtus ja kuidas keegi sai nii lähedale liikuvatele lennukitele ühes Ameerika Ühendriikide kõige tihedama liiklusega lennujaamas. Ja nüüd on see ametlik. Peeter Magyar on andnud vande ning temast on saanud Ungari uus peaminister, pärast seda, kui ta alistas pikaajalise ametis olnud Viktor Orbani. Aga kedagi ei huvita, sest kõik keskenduvad sellele mehele, Ungari uuele terviseministrile, kes juhtub olema ka suurepärane tantsija. Sõltuvalt sellest, mis sind käima tõmbab. Ja ta varastas ka Magyari ametivande tseremoonial tähelepanu oma muljetavaldavate tantsuliigutustega. Nüüd Zsolt Hegedis, keda sageli kutsutakse Ungari tantsivaks poliitikuks, esines pärast ametivande andmist parlamendi treppidel ja ta sütitas rahva nii, et isegi tema parteikaaslased, vaadake neid, ei suutnud tantsimisele vastu panna. Paistab, et ta pole ainus, kellel on tantsuoskused, kui me seda üldse nii nimetada tahame. Ja nüüd, mu sõbrad, oleme jõudnud tippu.
Suur küsimus on, kas psühhiaatrilisi ravimeid kirjutatakse liiga palju välja või neid lihtsalt halvustatakse ebaõiglaselt? Täna õhtul liituvad meie paneeliga selle küsimuse arutamiseks 3 külalist. Dr. Joseph, Dr. Ra Persau ja Owen Alterman. Aga enne kui me selle aruteluni jõuame, vaatame tausta ja miks see teema on nii kuumaks muutunud. USA terviseminister RFK Jr. võtab psühhiaatrilised ravimid luubi all. Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste ministeerium alustab uut algatust, et uurida seda, mida Kennedy nimetab antidepressantide ja teiste psühhiaatriliste ravimite ülekasutamiseks, eriti laste ja noorte seas. Kava keskendub ravimite väljakirjutamise mustritele, teadlikule nõusolekule, võimalikele kõrvaltoimetele ning sellele, millal patsiendid võivad vajada abi ravimite ohutul vähendamisel või lõpetamisel. See hõlmab ka juurdepääsu laiendamist ravimivabadele võimalustele, nagu teraapia, liikumine, toitumine ning tugevam perekonna või kogukonna tugi. Pooldajate sõnul on see ammu oodatud muudatus. Nad väidavad, et liiga paljudele ameeriklastele määratakse ravimeid liiga kiiresti, mõnikord ilma piisava aruteluta, pikaajalise kasutamise, võõrutusnähtude või selle üle, kas esmalt tuleks proovida muid ravimeetodeid. Kriitikud aga ütlevad, et selline lähenemine on ohtlik. Psühhiaatriagrupid hoiatavad, et antidepressandid võivad olla hädavajalik tõenduspõhine ravi ning et suurem probleem ei pruugi olla üleravistamine, vaid hoopis see, et inimestel puudub õigeaegne juurdepääs vaimse tervise abile. Seega ei seisne arutelu lihtsalt selles, kas antidepressandid on head või halvad. See puudutab hoopis seda, kas Ameerika on muutunud liiga kiireks, et ravida hingelist distressi ravimitega, või kas see uus kriitiline pilk võib põhjendamatult halvustada raviviise, mis miljonite inimeste sõnul aitavad neil igapäevaelus toime tulla. Kas psühhiaatrilisi ravimeid kirjutatakse liiga palju välja või neid kujutatakse ebaõiglaselt halvas valguses? Olgu, alustame seda arutelu. Igal meie paneeli liikmel on 30 sekundit, et vastata esimesele küsimusele. Dr. Joseph Vittoring, Taper kliniku tegevjuht ja meditsiiniline juht. Teie alustate esimesena. Küsimus on järgmine. RFK Juniori plaani kriitikud ütlevad sisuliselt, et antidepressandid päästavad iga päev elusid. Kas me riskime tekitada hirmu ravimeetodite suhtes, mida paljud patsiendid tõepoolest vajavad? Tere, Natasha, jah. See on tõsine mure, kuid seda on valesti mõistetud. Nii et kui räägime hirmu tekitamisest nende ravimite suhtes, peame olema väga selged. Need ravimid võivad olla elupäästvad inimestele, eriti lühiajaliselt, kui neid kasutatakse. Aga praegune probleem ei seisne tegelikult selles, kas need toimivad või ei toimi. Asi on selles, et neid kasutatakse sageli valesti. Ja suur osa sellest juhtub seetõttu, et me töötame sisuliselt kindlustuspõhises tervishoiusüsteemis, kus paljud arstid peavad 1 tunni jooksul vastu võtma 4 patsienti. Ja nii ongi juhtunud see, et nende ajapiirangute tõttu me ei õpi enam oma patsiente tegelikult tundma. Et see majanduslikult Ameerika Ühendriikides mõistlik oleks, on meil 2000 patsiendiga nimistud. Hästi, Dr. Joseph, me tuleme teie juurde varsti tagasi, aga ma tahan anda 30 sekundit meie järgmisele külalisele, Dr. Ra Persaule, psühhiaatrile. Mis on teie arvamus sellest? Statistika järgi teeb igal aastal üle maailma enesetapu 1 miljon inimest. See on palju rohkem kui inimesed, kes surevad sõdades, millest sa televiisorist uudiseid vaatad. Nii et see on väga tõsine probleem. Ja antidepressandid päästavad selgelt paljude nende inimeste elu. Nii et tõsine oht on siin see, et kui sa demoniseerid ja stigmatiseerid neid ravimeid, siis mängid sa tulega, arvestades, kui kõrge on enesetappude määr kogu maailmas. Ja see ongi probleem. Mis on alternatiiv? See valitsus demoniseerid neid ravimeid, kuid ei paku välja selget alternatiivi, mille poole patsiendid võiksid pöörduda. Hästi. Viimasena, kuid mitte vähem tähtsana, meie vanem korrespondent Owen Alterman. Sul on 30 sekundit. Mis on sinu arvamus? Vaata, Natasha, Robert Kennedy on teinud mõningaid põhjendamatuid avaldusi, kuid ma pean ütlema, et kui sa loed, et iga kuues ameeriklane kasutab antidepressante, ma arvan, et paljude inimeste jaoks, sealhulgas meie jaoks, kes me oleme nüüd väljaspool Ameerika Ühendriike, ei tundu see intuitiivselt eriti loogiline. Ja mitte esimest korda ma arvan, et Robert Kennedy vähemalt selles küsimuses ütleb midagi sellist, mis minu arvates tõstab kulme ja pälvib tähelepanu. Ja nagu me kuulsime meie külalistelt, võib olla põhjuseid, miks ravimeid välja kirjutatakse, mis ulatuvad kaugemale ainult sellest probleemist ning millega tuleb tegeleda, samuti ka küsimus sellest, kuidas ravimitest loobuda. Ja lõpuks, kui mul on veel mõned, siis liigun järgmise juurde. Owen, sina saad järgmisena sõna. Hästi. Teate, järgmine küsimus, mida ma tahan küsida, on see.
Kas te usute, et vaimse tervise süsteem on hakanud emotsionaalset distressi liiga kiiresti ravimitega leevendama? Ja ma tahaksin selle küsimuse juurde tagasi pöörduda teie poole, Dr. Joseph, et kuulda teie arvamust. Ja Natasha, täiesti nõus. Teate, nagu ma enne mainisin, on paljud neist probleemidest seotud kindlustuspõhise süsteemi süsteemsete probleemidega. Ja kui sa hoolitsed 2000 patsiendi eest, sest see on vajalik, et ots otsaga kokku tulla, siis pead sa sisuliselt hooldust kiiresti läbi viima, et jõuaksid näha kõik inimesi, kes ootavad järjekorras ooteruumis. Ja sellises olukorras otsustad sa sisuliselt ravimite kasuks, sest see on kõige kiirem lahendus. Sa ei saa keskenduda toitumisele, elustiilile, suhetele, eesmärgile ja tähendusele ning kõigile teistele asjadele, mis on olulised inimeste aitamisel depressiooni korral. Huvitav. Dr. Raj Purcell, mis on teie arvamus selle kohta? Konsultandi, arsti ja psühhiaatrina võin ma neid ravimeid välja kirjutada, kuid ma teen seda väga vastumeelselt. Ma püüan seda vältida, sest olen eelmise arstiga nõus. Enamik eluprobleeme on palju keerulisemad. Neid saab lahendada võluvitsa ja lihtsa tabletiga. Kuid mida selles arutelus tähelepanuta jäetakse, on see, et patsiendid ise tahavad neid ravimeid. Ma pean iga päev oma patsientidega sõda, püüdes neile selgitada, et tegelikult peavad nad ise endaga tööd tegema ja oma probleemidega tegelema, mitte otsima lihtsat lahendust tableti kujul. Aga just nemad on need, kes seda küsivad. Süüdi ei ole ainult vaimse tervise süsteem. Patsiendid ise tahavad sellist kiiret lahendust. Kuigi tegelikult on elu palju keerulisem ja nad väldivad rasket tööd, mis on vajalik isiklikuks muutuseks. Nii et ärge süüdistage ainult vaimse tervise süsteemi. Mingis mõttes on see osaliselt süüdi, aga mõelge ka sellele, et patsiendid avaldavad arstidele survet, et nad neid ravimeid välja kirjutaksid. Ja see on probleem, mida USA valitsus praegu eirab. Tegelikult on see midagi, mida patsiendid ise tahavad. Me peame patsiente heidutama mõttest, et eluprobleemide lahendus peitub lihtsalt tabletis. Miks see nii on? Miks sellest peab patsiente heidutama, kui me teame, et näiteks sellised ravimid nagu SSRI-d võivad olla väga tõhusad, aidates inimeste depressiooniga toime tulla? Isegi kui need on tõhusad, ei saa ühegi patsiendi probleeme lihtsalt tableti võtmisega lahendada. Psühhiaatrias on alati ravipakett. Sa pead ise endaga tööd tegema. Tablet võib aidata kaasa emotsionaalsete muutuste tekkimisele, mis aitavad sul ise endaga tööd teha. Aga see on alati palju keerulisem kui lihtsalt see, et vastus peitub tabletis. Inimesed peavad lahendama oma elus olevad probleemid, mis põhjustavad seda emotsionaalset stressi. Ja just nende suur vastumeelsus seda teha, ise endaga tööd teha, on osa laiemast kultuurilisest probleemist, kus me otsime lihtsat vastust ja põgeneme raskustega tegelemise eest. Ja kui sa tegeled raskustega, saavutad isikliku kasvu. Ja ma peale ütlema, et on olemas laialt levinud kultuuriline probleem, millega tuleb tegeleda. Siin ei ole süüdi ainult arstid. Dr. Joseph, te noogutasite pead. Kas saate meile öelda, miks? Tegelikult ma ei nõustunud. Ma arvan, et paljusid patsiente on antidepressantide kohta eksitatud. Ma arvan, et aastaid on farmaatsiatööstus, eriti USA's, rääkinud lugu SSRI-de kohta. Just kui need parandaksid serotoniini tasakaalu. Ja just sellest pididki depressioon ja ärevust tulema. Ja seetõttu mõeldakse neist ravimitest nii, nagu oleksid need diabeedi puhul insuliin. Ja ma tõesti arvan, et neid on eksitatud. See ei saa olla nii lihtne. Paljud patsiendid usuvad seda ja paljud arstid ütlevad seda patsientidele siiani, kuid see on lihtsalt vale. Ja kuna ma tunnen, et intuitiivselt tahavad paljud inimesed üle kogu maailma jõuda probleemi juurteni, nad tahavad sellest aru saada. Nad ei taha asju vaiba alla pühkida ega neid tablettidega varjata. Ja kui neil oleks see võimalus Ameerika Ühendriikides, siis just seda tahabki Bobby Kennedy tegelikult teha. Ta tahab suurendada teraapiate kättesaadavust, teha muudatusi toitumises ja pakkuda kõiki neid lisavõimalusi. Ma arvan, et inimesed võtaksid selle vastu. Huvitav. Ja tead, sul pole olnud võimalust sellele tegelikult vastata. Mind huvitab, mida sina sellest arvad. Ja kui palju sellest arutelust on tegelikult meditsiiniline ning kui palju ideoloogiline. Sest me näeme ilmselgelt, et see toimub palju suuremas arutelus teemal, kuidas muuta Ameerika taas terveks, kuidas muuta inimesed tervemaks üldiselt ja seda teatud skepsist tavapäraste ravimite suhtes. Õige, Natasha. Skepsis on siin võtmesõna. Sellest räägime kohe, aga kõigepealt paar sõna teemast endast.
Meie külalised viitasid enesetappude ennetamisele. Ilmselgelt oleme me kõik sellega nõus, aga vähemalt üks erialaliit Ameerikas, Natasha, on rääkinud nende tablettide kasutamisest suitsiidi ja suitsiidiennetuse kontekstis ägeda depressiooni korral ning nende mõistlikust kasutamisest. Ja ma arvan, et tasub endalt küsida, kui 1/6 Ameerika täiskasvanust kasutab neid ravimeid, kas neist tingimustest tegelikult ka kinni peetakse? Kas neid kasutatakse ainult ägedatel juhtudel ja ainult mõistlikult? Ja ma arvan, et see, mida oleme kuulnud, ei pruugi tõsi olla, aga sul on õis, Natasha. See on klassikaline vastasseis asjatundlikkuse ja skeptitsismi vahel ja see on 21. sajandi osa. See ei puuduta ainult meditsiini siin Iisraelis. Need on meie arutelu piirid pärast 7. oktoobrit. Kes vastutab? Ja milline tasakaal on meie julgeolekuaparaadi ekspertide ja poliitilise klassi skeptikute vahel? Ja kes tegelikult, kuidas leida nende vahel õige tasakaal? Ja Robert Kennedy küsib seda küsimust ka meditsiini valdkonnas. Ma arvan, et palju väiksema eduga ja palju väiksema autoriteediga vaktsiinide valdkonnas, kuid võib-olla on tal selles küsimuses ja ka toitumise ning dieedi puhul rohkem öelda, kus ta on olnud väga-väga aktiivne. Ma olen nõus, loomulikult ei tohiks neid ravimeid häbimärgistada. On palju juhtumeid, kus neid tuleb kasutada ja siin on ka kulude küsimus, tõeline kulude küsimus. Kuidas täpselt rakendada neid ravimeetodeid, mis tunduvad palju kulukamad ja kindlasti palju ajamahukamad, mis on selle alternatiivid? Need tunduvad olevat tõelised küsimused Ameerika süsteemi jaoks. Võib-olla meil Iisraelis, kus on nii tugev rahvatervise süsteem, on õppetunde, mida saame jagada. Dr. Joseph, ma nägin, et sa raputasid pead. Tundub, et sa ei nõustunud Oweniga alguses. Mida sa selle kohta oskad öelda? Ei, ma arvan, et ma nõustusin temaga. Aga tegelikult ei, ma arvan, et ma siiski ei nõustunud. Tegelikult ma ei arva, kui me vaatame rahvastiku tasandil, siis me kasutame 5 korda rohkem antidepressante kui 90-ndatel, vähemalt USA's. Ja alates 2000 aastast kuni tänaseni on meie enesetappude määr tõusnud 60%. Nii et ma ei usu, et see on probleem, kui me lihtsalt kirjutame ameeriklastele rohkem antidepressante välja, siis me vähendame enesetappe. Me peame olema loovamad selles, kuidas me inimesi aitame. Ja ma tõesti austan seda, mida Bobby Kennedy teeb, et alustada seda vestlust selle üle, kuidas muuta rohkem neid ravimiteta ravimeetodeid Ameerika rahvale kättesaadavaks. Ma tahan pöörduda tagasi sinu poole, Dr. Raj Purcell. Nende ravimite pooldajad on väitnud midagi, mida sa ise ütlesid. Nimelt, et tegelik kriis, mida me praegu näeme, on alaravimine, mitte üleravimine. Nende ravimite suhtes on olemas stigmatiseerimine. Ja selle tulemusena on inimesed, kes neid võib-olla vajavad, rohkem kõhklevad neid võtma. Ja see tõepoolest korreleerub kasvavate enesetappude ja depressiooni juhtumitega. Mis on sinu arvamus selle kohta? No ma olen nõus, et paljudele inimestele, kes tegelikult neid ravimeid vajavad, ei kirjutata neid välja. Ja kummalisel kombel ma olen nõus 2 teise inimesega, paljud inimesed, kes neid ravimeid saavad, tegelikult ei vaja neid ja neil oleks tegelikult parem, kui nad neid ei võtaks. Meil on täielik kaos. Miks meil on täielik kaos? Üks põhjus, miks meil on täielik kaos, on see, et suur osa arstidest, kes neid ravimeid välja kirjutavad, on perearstid. Nad on üldarstid, nad ei ole spetsialistid. Me oleme vaimse tervise hooldust mingil määral tühiseks muutnud. Te ei ootaks, et perearstid määraksid vähiravi või kardioloogilist ravi. Miks kirjutavad perearstid kogu lääne maailmas välja nii suure osa antidepressantidest? Kuulake, mul on perearstide vastu austus. Nad teavad meditsiinist palju rohkem kui mina, aga nad ei ole vaimse tervise hoolduse eksperdid. Juba see, et me jätame retseptide väljakirjutamise nendele mitte ekspertidest, mitte spetsialistidest arstidele, on osaliselt see, kust kaos alguse saab. Aga see on täielik kaos. Me arvame, et elame liberaalsemal ajal. Väga paljud inimesed, kes neid ravimeid saavad, ei saa neist kasu ja saaksid ilma nendeta hakkama. Väga paljud inimesed, kes neid ravimeid vajavad, ei saa neid. See on täielik kaos. Ma tahan lihtsalt rääkida sellest, mida see tähendab. Et neist pole kasu. Ilmselgelt, tead ju isegi, võivad olla ka vastupidised kõrvaltoimed. See võib olla väga kahjulik nende inimeste tervisele, kes võib-olla võtavad mõnda neist ravimitest, kuigi nad ei peaks neid tingimata võtma ja kellele on need välja kirjutatud, võiks öelda valesti, nagu sa ütlesid, perearstide, mitte vaimse tervise spetsialistide poolt. Aga kas nende ravimite võtmise negatiivsed küljed on tõesti nii ohtlikud, nagu sa seda välja tood? No üks probleemidest siin on see sügav pessimism, mis meil kultuuriliselt on arusaama suhtes, et vaimse tervise probleemidega inimesed jäävadki nendega kogu eluks. See ei ole tõsi. Vaimse tervise probleemid on täiesti ramitavad, aga see pessimism tähendab, et inimestele kirjutatakse välja tablett, nad võtavad seda 6 kuud ja neil on väga madalad ootused. Kui nad märkavad, et nad ei parane, siis nad lihtsalt keitavad õlgu ja arvavad, et nii ongi.
tegelikult peaksid nad olema palju nõudlikumad. Üks nõuanne, mida ma tahan anda ja ma loodan, et mu teised kolleegid nõustuvad sellega. Kui pärast tableti võtmist, kui 2 nädala pärast ei tunne sa mingit muutust, siis mine tagasi oma arsti juurde ja aruta temaga, et see ravim ei pruugi toimida. Teine asi on see, et need tabletid vajavad hoolikat jälgimist. Siin Suurbritannias kirjutab perearst ravimid välja ja ei näe patsienti mitu kuud. See on naeruväärne. Sellistes tingimustes ei ole võimalik ravimit korralikult jälgida. Vaimse tervise probleemid on ravitavad. Ole patsiendina nõudlikum. Kui sa ei tunne mingit kasu, ära arva, et süüdi on sinu haigus, mida ei saa ravida. Midagi on ravi juures valesti. Proovi ka erinevaid ravivõimalusi. Diabeedi puhul toimivad tõenäoliselt need klassikalised ravimid, mida enamik inimesi kasutab, ka sinu puhul. Aga psühhiaatrias vajad sina kui inimene individuaalsemat lähenemist. Ole järjekindel, proovi erinevaid võimalusi ja ole optimistlikum. Kui sa ei parane, on ravi juures midagi valesti. Ole selles osas nõudlikum. Ja veel üks asi, mida tahan öelda, teine inimene tõi väga hea mõtte välja. Tänu Google'ile ja internetile on nüüd kõik eksperdid. Olgu. Ja see on tõeline väljakutse neile ekspertidele, kes on 6 aastat meditsiinikoolis käinud. Paljud inimesed ei austa seda enam. Ja ma arvan, et see on suur probleem. Arstid peavad kaitsma mõtet, et meditsiinikoolis käimine teeb sind doktor Google'ist pädevamaks. Minu arvates ei saa nad selle eriti hästi hakkama. Doktor Joosep, mis on teie arvamus sellest õigest? Minu arvamus on, et ma olen täiesti nõus doktor Raji arvamusega, mille ta just ütles. Ma arvan, et see on hullumeelsus. Ma mõtlen, et Ameerika Ühendriikides kirjutavad umbes 80% antidepressantidest välja perearstid. Nad alustavad ravi ja jälgivad patsiente iga 3 kuu tagant. Ja tead, neil on patsientidega keskmiselt 7 minutit näost näkku aega. Kuidas sa küll suudad 7 minutiga mõista selle inimese suhteid, elu mõtet ja eesmärki, tema sõltuvusprobleeme või füüsilist tervist? Kuidas sa saad neid seal sekkumistega aidata? Teine suur probleem Ameerika Ühendriikides on lihtsalt kindlustussüsteem. Tead, poole psühhiaatrid ja poole terapeudid ei võta enam isegi kindlustust vastu, sest hüvitised on nii madalad. Nii et patsientidel, isegi kui nad tahavad seda abi saada, on neil ees kõik need takistused. Seega peame tõesti vaatama, kuidas me vaimse tervise eest tasume, et inimesed jõuaksid nende probleemide algpõhjusteni, mitte lihtsalt ei raviks neid ravimitega, sest see on tõhus ja võimaldab sul oma 2000 patsiendiga nimekirjast kiiresti läbi liikuda. Oen, ma tahan kuulda sinu arvamust kogu selle kohta. Ma arvan, et 2 punkti, Natasha. Esiteks, meie külaline hakkas seda juba puudutama. Nii palju, kui mina aru saan, ei ole teamine probleem ravimite ülemäärane väljakirjutamine. Probleem on selles, et inimesed kasutavad neid liiga kaua ja neil on raske ravimitest loobuda ning nad kogevad igasuguseid kõrvaltoimeid, kui nad seda teevad. Ja see on osa sellest, üks element sellest, kus tegelikult on olnud vähem vastuseisu erialagruppide poolt, sest nad näevad selles rohkem väärtust. Ja taas see statistika, et 1 6 ameeriklasest võtab praegu seda ravimit. Ma tean, et mind isiklikult häiriks vähem, kui suur hulk ameeriklasi oleks seda ravimit mingil hetkel oma elus tarvitanud. Aga nii suur arv viitab tegelikult vähemalt pealtnäha, vähemalt minusugusele tavainimesele, et võib-olla on inimesi, kes jäävad nende ravimite peale liiga kauaks. Aga üks viimane punkt. Siin on ka midagi positiivset. Vaimse tervise probleemidest suurem teadvustamine. Tõsiasi, et nii paljud inimesed tahavad neid ravimeid, nagu kuulsime ühelt meie külaliselt, patsientidel võib olla soov suitsude ja šokolaadikoogi järele. See ei tähenda, et nad peaksid neid saama. Ma ei võrdle neid ravimeid nende asjadega, aga see, et patsiendid neid tahavad, see, et lai avalikkus on nii teadlik vaimse tervise probleemidest, see on edasiminek, see on põlvkondlik edasiminek, see on võit. Küsimus on, mida teha, kuidas seda rakendada ja kuidas sellest tasu saada. Uut või mitte nii uut teadmist vaimse tervise ja teadlikkuse kohta tuleks suunata parimal viisil. Et tõesti aidata inimestel saada paremaks tõeliselt, terviklikul, tõhusal ja ka püsival moel. On huvitav, et sa seda ütled, Owen, sest vähemalt siin Iisraelis on selliste ravimite tarvitamise ümber olnud väga tugev stigma. Me näeme, et üha rohkem iisraellasi kasutab neid nüüd, kuid kindlasti on seda peetud nõrkuseks, kui pead võtma tabletti, et toime tulla ärevuse ja stressiga, millega silmitsi seisad. See võib-olla on teistmoodi Ühendkuningriigis või Ameerika Ühendriikides, nagu mõlemad meiega olevad arstid on maininud. Aga ma tahaksin pöörduda tagasi sinu poole, doktor Joosep, ja rääkida sellest, millised riskid kaasnevad sellega, kui haavatavaid inimesi heidutatakse abi otsimast lihtsalt seetõttu, et neile surutakse peale mingit teist teed. Jah, ma räägin sellest üsna otsekoheselt.
Bobby Kennedy ja tema tegevuse suhtes on palju kriitikuid ning ta tõstab teadlikkust nende ravimite ületarbimises. Ja öeldakse, et ta stigmatiseerib vaimse tervise probleemidega inimesi ning tema jutt on ohtlik. See on täielik vale. Me peame rääkima, mis on stigma. Nagu sa ütlesid, see on ebaõiglane ja see on ebaõiglane kritiseerida kedagi ravimite võtmise pärast. Aga see ei ole see, millest siin jutt käib. Paljud inimesed vaatavad Bobby Kennedyt ja mõtlevad, et ta on seotud Trumpiga. Või neile ei meeldi, mida ta vaktsiinide kohta ütles. Ja nad eeldavad, et tema vastuseis antidepressantidele on ideoloogiline. Ta on katoliiklane. Võib-olla ta arvab, et see on enesehellitamine. Võib-olla ta arvab, et see on moraalselt vale. Võib-olla on tal karm iseloom ja ta arvab, et inimesed lihtsalt peavad end ise kokku võtma. Aga see ei ole see, millest siin jutt käib. Ravimite võtmises ei tohiks olla mingit häbi. Ja ta pole kunagi midagi sellist öelnud. See puudutab inimeste teadlikku nõusolekut selle kohta, mida need ravimid tegelikult teevad. Tead, kui kaua neid on uuritud? Seda, et neist võib olla raske loobuda. Seda, et neil on kõrvaltoimed. Ja, muidugi, kindlasti on kasu, aga asi ongi teadlikus nõusolekus. Hästi, doktor Raj Parsel, teil on 30 sekundit oma viimasteks kommentaarideks, enne kui läheme reklaamipausile. Ma nõustun, et kuigi ma ei nõustu paljuga, mida Robert Kennedy on vaktsiinide kohta öelnud, siis arvan, et ta esitab väga hea ja olulise küsimuse. Mis toimub, et nii paljud ameeriklased on nii kaua nende ravimite peal? Aga siin on probleem. Suurbritannias märgati seda probleemi umbes 20 aastat tagasi ja koolitati kiiresti palju terapeute alternatiivina. Ma kardan, et pean teile midagi ütlema. Paljud neist kiiresti koolitatud terapeutidest osutusid üldse mitte eriti heaks. Ja nende kiiresti koolitatud terapeutide juurde läinud inimeste kerge kuni mõõduka depressiooni ravitulemused jõudsid pärast 20 aastat seda programmi, vaid umbes 50% mõned aastad tagasi. Kas teate, milline on kerge kuni mõõduka depressiooni loomulik paranemismäär umbes aasta pärast? See on umbes 50%. Nii et põhimõtteliselt need kiiresti koolitatud terapeudid ei teinud midagi. Kui üldse midagi, siis nad pigem takistasid inimeste paranemist. Seega peame keskenduma alternatiivile. Alternatiiv on asjatundjate abi. Ja kahjuks on ka see kallis. Absoluutselt. Tahaksin tänada kõiki meie paneeli liikmeid, et nad meiega liitusid. Väga huvitav arutelu. Loodetavasti said mõned teist vastused, mida otsisite. Teeme nüüd Global Eye saates väikese pausi, ärge kuhugi minge, oleme varsti tagasi. It's just something that you're gonna have to feel for yourself. Koge tõelist leevendust oma valu ja jäikuse vastu. Helista kohe. Kuidas sina oma uudiseid saad? Kuidas sa tead, millised allikaid usaldada? Ja et saada kogu loost selge ülevaade, vajad pideva sündmuste voo lahti seletamist. Olulisemad lood, asjatundlikud analüütikud ja parimad ajakirjanikud toovad sinuni päris inimeste hääled koha pealt. Me seegitame kõike Forum Downis. Saa teada fakte, püsi kursis ja ole mõistuse hääl Lähis-Ida teemadel. Ja oleme tagasi saates Global Eye. Mina olen Natasha Kirtšuk ja aitäh, et jäite meiega. See, mis algas unistuste kruiisina läbi kaugemate vette, on nüüdseks muutunud kasvavaks rahvusvaheliseks tervisehirmuks. Üleöö lahkusid Kanaari saartel 10 ettevaatlikud reisijad kruiisilaevalt, olles üle kuu aja seal kinni olnud surmava hantaviiruse puhangu tõttu, mis tappis 3 reisijat. Meie reporter Emily Francis räägib sellest lähemalt. See, mis pidi olema kuuajane lõbusõit läbi maailma kõige maalilisemate paikade, muutus enam kui 100 inimese jaoks tõeliseks õudusunenäoks merel. Ja see, mis praegu toimub, on meie kõigi jaoks siin väga reaalne. Me ei ole lihtsalt üks lugu. Me ei ole lihtsalt uudise pealkirjad. Me oleme inimesed. Inimesed, kellel on pered ja blogid. Inimesed, kes ootavad meid kodus. Väsinud hantaviiruse puhangust ellu jäänud inimesed MV Hondiasel, mis väljus Argentiinast.
1. aprillil lahkusid nakatunud laevalt Kanaari saartel öösel. Reisijad on endiselt asümptomaatilised. Kogu reisijate grupp on endiselt asümptomaatiline. Sadamas on meditsiinitöötajad ja meil on lennukid ellujäänute transportimiseks. Esmalt lahkusid laevalt Hispaania kodanikud, seejärel meeskond ja reisijad teistest Euroopa riikidest ning ameeriklased. Kogu protseduuri viimane lend on kavandatud homseks austraallastele, uusmeremaalastele ja aasialastele. 88 reisijat ja 61 meeskonnaliiget 23 erinevast rahvusest valmistusid selleks kuude kaupa Atlandi ekspeditsiooniks, mis hõlmas ka Antarktikat. Kuid vähem kui nädal pärast kruiisi algust tekkis mitmel inimesel hingamisteede sümptomid. Kapten teatas esimesest surmajuhtumist 70-aastasest hollandasest, kellele järgnes peagi tema abikaasa ja veel üks surm. Meditsiinivõimud ütlevad, et kokku nakatus surmava viirusega 8 inimest. Maailma Terviseorganisatsioon püüab haiguse puhangu põhjusteni jõuda, kuna inimeste nakatumine selle viirusega toimub peamiselt nakatunud näriliste väljaheidete ja uriini sissehingamise kaudu. Nüüd, kui traumeeritud reisijad on lõpuks kindlale maale jõudnud, pole nad veel ohust väljas. Hispaania valitsus nõuab oma kodanikelt karantiinis viibimist, kuni nad saavad kinnituse, et nad on terved. 17 ameeriklast hindab CDC nende naasmisel ning nad peavad läbima üle 6 aja kestva jälgitud isolatsiooni, kas kodus või turvalises asutuses. Meiega liitub nüüd Dr. William Schaffner, Vanderbilti ülikooli nakkushaiguste osakonna meditsiiniprofessor. Dr. Schaffner, terviseametnikud rõhutavad jätkuvalt, et hantaviiruse puhul on üldine avalik risk endiselt madal. Aga mis täpselt on hantaviirus ja kui palju peaksid ameeriklased praegu tegelikult muretsema? Natasha, kõige tähtsam on see, et avalikkusel ei ole vaja liigselt muretseda. Nad on kindlasti huvitatud. Hantaviirus elab tõepoolest väikestes närilistes ja need närilised eritavad viirust oma sülje, uriini ja väljaheidetega. See võib kuivada. Ja avaliselt, kui inimesed satuvad piirkondadesse, kus nad koristavad või teevad tolmuseid töid, võib tekkida aerosool ning seda viirust võib sisse hingata ja nii võibki nakkus alata. Enamik hantaviiruseid ei levi inimeselt inimesele, välja arvatud see konkreetne hantaviiruse tüvi, mida me nimetame andide tüveks. See on Lõuna-Ameerikas ja sellel võib olla võime levida inimeselt inimesele. Aga siin on oluline punkt. See levib aeglaselt ja mitte eriti tõhusalt. See on väga erinev gripist ja covidist. Nii et see võib olla väga piiratud nähtus. Ja ma arvan, et kuigi me näeme aeg-ajalt veel mõnda diagnoositud juhtu, ei hakka hantaviiruse nakkus laialdaselt levima üheski riigis, kuhu need reisijad tagasi pöörduvad. On kriitikuid, kes ütlevad, et CDC reageeris seekord aeglasemalt ja vähem nähtavalt kui varasemate rahvusvaheliste puhangute ajal. Teie arvates, kas agentuur on nende asjaolude juures reageerinud asjakohaselt ja kas ametkonnad üle maailma on õigesti reageerinud? Maailma Terviseorganisatsioon on teinud väga head tööd selle probleemi määratlemisel ja kõigi osalenud riikide, sealhulgas meie, reageerimise koordineerimisel. Nii et see läheb väga hästi. Ja kui need reisijad koju jõuavad, siis mõned neist jäävad kodukarantiini. Neid jälgivad meie kohalikud ja osariigi tervishoiuosakonnad. See kinnitab veelgi vajadust jätkata koostööd Maailma Terviseorganisatsiooniga ning hoida Ameerika Ühendriikides tugevat rahvatervise süsteemi. Me näeme juba, kuidas internetis levib valeinformatsioon väidetavate hantaviiruse ravimeetodite kohta. Kui oluline on selge avalik kommunikatsioon selliste puhangute ajal, eriti pärast usaldusprobleeme, mis tulid ilmsiks COVID-puhangu ajal? Te olete osutanud millelegi väga olulisele. Kõige olulisem rahvatervise sekkumine iga puhanguga tegelemisel on selge, järjepidev ja teaduspõhine kommunikatsioon.
Ja ma arvan, et me kõik püüame ajakirjanikega koostööd teha, et head infot inimesteni viia, et nad ei satuks paanikasse. Loomulikult on see huvipakkuv. Rahvatervis on kaasatud, kuid me arvame, et see jääb piiratud nähtuseks. Nagu näete, on selles väga suures kruiisilaevas siiani diagnoosi saanud vaid väike hulk inimesi. Hästi. Soovin teid väga tänada meiega liitumise eest, Dr. Schaffner. Väga huvitav oli kuulda teie arvamust selle kohta. Nüüd liigume edasi järgmise loo juurde. Singapur võtab koolikiusamise suhtes karmima lähenemise ning see on tekitanud suure arutelu distsipliini, karistamise ja laste õiguste üle. Uute juhiste kohaselt võivad poisid alates 9. eluaastast koolis saada kepihoope tõsiste kiusamisjuhtumite, sealhulgas küberkiusamise eest, kui muud karistused ei toimi. See on karistus, mis lubab kuni 3 kepihoopi, kuid ainult poistele, sest Singapuri seadus keelab tüdrukute ja naiste kepiga löömise. Ametnikud ütlevad, et seda kasutatakse ainult viimase abinõuna range järelevalve all pärast mitut suurt tähelepanu pälvinud kiusamisjuhtumit, mis šokeerisid riiki. Kuid Maailma Terviseorganisatsiooni laste õiguste rühmad väidavad, et kehaline karistamine võib põhjustada püsivaid psühholoogilisi kahjustusi ja aja jooksul suurendada agressiivsust. Seega tõstatab see poliitika suurema küsimuse. Kus on piir distsipliini ja väärkohtlemise vahel? Ja miks Singapur kaitseb ikka veel kepiga karistamist aastal 2026? Meiega liitub nüüd doktor Camilla Four-Kosh-Levan. Ta on psühholoog ja ärikonsultant. Kuidas mõjutab füüsiline karistamine seda, kuidas väikesed lapsed mõistavad distsipliini ja tagajärgi? Kas see on tõhus? Tegelikult ei ole see tõhus. See on väga-väga tõhus hoopis kiusamise suurendamisel ning selle vägivalla kandmisel ja kinnistamisel ka hilisemas elus, sealhulgas omaenda peres ja laste kasvatamisel. Seega on see tegelikult väga-väga kahjulik. Ja me teame seda, praegu on selle kohta väga palju uuringuid. See ei ole mingi saladus. Mida laps psühholoogiliselt kaasa võtab, kui karistus tuleb kooli autoriteedilt? Esiteks on ilmselgelt väga-väga suur usaldamatus ja me peame mõistma, et lapsed on põhimõtteliselt teatud mõttes algusest peale justkui vanglas. Ja? See tähendab, et nad ei saa kolida teise riiki või lahkuda kodust, kus võib esineda vägivalda. Ja sageli on ainus leevendus, mis neil on, koolisüsteem, kus nad saavad lõõgastuda, lõbutseda ja nautida teiste laste seltskonda. Nii et kui me nüüd lisame koolisüsteemi ka kehalise karistamise, siis esiteks on seal juba usaldamatus autoriteedi ja toimuva suhtes ning nüüd pole neil enam ühtegi turvalist kohta. See kandub üle ka avaliku ruumi laienalt. Tead, ilmselgelt oli põhjus selles, et Singapuri valitsus ütles sisuliselt, et nad tundsid, et see oli vajalik samm, kuna esines väga tõsiseid kiusamisjuhtumeid, kus nad arvasid, et muud karistusviisid, näiteks suuline karistus, ei olnud piisavad, et neid tõsiseid kiusamisjuhtumeid peatada. Mida sina sellest arvad? Kas võib-olla on olemas mingi piir, tead olukord, kus füüsiline sekkumine on tegelikult ainus viis, kuidas saad kiusava lapse käitumises muutust esile kutsuda? Ma arvan, et see on suurepärane küsimus, sest paljud inimesed tõesti arvavad nii, et okei, me saame seda kontrollida ja siis peksame nad läbi. Jah, muidugi, väga tore. See jätkab taas seda lugu, et nad tunnevad end juba sageli nagu vangis, sest nad on omamoodi lõksus, jah, lihtsalt sellepärast, et nad on lapsed. Ma arvan, et täiskasvanutena on väga oluline võtta vastutus ja mitte lihtsalt reageerida impulsiivselt, vaid astuda samm tagasi, eriti haridusühiskonnas ja haridussüsteemis ning mõista, et uurimistööd selle kohta on olemas. Neid on väga palju, eks. Kiusamise puhul on sageli selle all peidus perevägivald, ebakindlustunne, soov võimu tagasi saada. Sageli on laps ise kiusamise ohver. Jah, tihti on sotsiaalne surve väga-väga suur. Nii et selle asemel, et teda nüüd lihtsalt läbi peksta, astu täiskasvanuna samm tagasi. Mõtle, mis on tegelik probleem, mis on mure, eriti kui see on nii laialt levinud, eriti kui see on nii suur probleem, on veelgi suurem probleem. Astu samm tagasi. Kasuta oma pead, lahenda probleem, päris probleem. Kindlasti on toimunud muutus, kui sa näed videoid internetis. Näiteks, kui räägitakse laste kasvatusest, minnes sellelt leebelt kasvatuse meetodilt, mis muutus, võiks öelda, populaarsemaks viisiks lastega tegelemisel. Liigutakse eemale, tead küll varasematest meetoditest,
nagu näiteks lapse füüsiline karistamine. Aga nüüd on toimunud muutus. Näiteks näeme, kuidas Singapur liigub tagasi selliste füüsiliste karistuste juurde. Mida sina sellest arvad? Kas see viitab võib-olla palju suuremale probleemile ja sellele, kuidas koolid ja lapsevanemad nüüd laste distsiplineerimisega tegelevad? Ja kindlasti, ma arvan, et kuna varem oli kehaline karistamine ja me saime aru, et see on probleem, siis liikusime laissez-faire kasvatuse juurde, kus kõik on vaba ja me ei ütle kunagi midagi. Aga ka see on probleem, sest nüüd tunnevad lapsed end samuti hüljatuna ja keegi ei hooli neist. Seega peab olema kuldne kesktee, kus on olemas piirid. Ja me teame seda ka tervisliku kasvatuse kohta, eks, kus piirid on olemas, aga need on paindlikud. See tähendab, et need on väga selged, kuid samas paindlikud. See ei tähenda, et sa peksad lapsi, ega ka seda, et sa põgened ja pole kunagi kaasatud. See tähendab, et sa oled väga kaasatud. Sa räägid nendega, arutad asju, leiad lahendusi. Kui käitumisel on mingi tagajärg, siis on see tervislik. See ei ole midagi liialdatud ega midagi, mis läheks piinamise või lapse kahjustamise suunas. Nii et minu arvates on see üldiselt minu jaoks isiklik hetk, et oh jumal, meil peab olema näiteks väljaõpe ja tunnistus, et juukseid lõigata või küüsi teha või midagi sellist. Aga terve inimese võib lihtsalt koju viia. Ma arvan, et see on nii kahjulik asi. Meil on vaja juba lasteaiast alates õpetada sellel teemal, kuidas üksteisega käituda, kuidas rahuneda, kuidas omavahel rääkida ja seda teha vanusele vastavalt, kuni inimesed lõpetavad gümnaasiumi. Nad juba teavad, kuidas luua enam-vähem terveid suhteid, kuidas lapsi kasvatada, midagi sellist. Ja siis, kui laps sünnib, tean, et on riike, kus keegi tuleb koju ja aitab neid alguses ning võib-olla pakutakse tasuta nõustamist, sest kõik ei saa seda endale lubada ja sellel on ikka veel teatud stigma küljes. Tehke vanemaharidust, tehke suhtlemisõpet, tehke seda ühiskonnana ja meil ei ole neid probleeme või on neid palju-palju vähem. See on lihtsalt seda väärt, isegi rahaliselt, kui mitte millegi muu pärast, siis juba selle pärast oleks ühiskonnal motivatsioon seda teha. Olgu, jää. Väga kurb. Dr. Camilla Frokos-Lavan, aitäh selle põhjaliku selgituse eest. Nüüd liigume edasi oma järgmise loo juurde. Amsterdamist on ametlikult saanud maailma esimene pealinn, mis keelustab lihatoodete ja fossiilkütustega seotud tööstusharude avaliku reklaamimise. See tähendab, et enam ei näe burgerireklaame, lennufirmade pakkumisi, kruiisipuhkuste reklaame ega maasturite plakateid trammipeatustes, metroojaamades ega teistes linna omanduses olevates avalikes kohtades. Nüüd ütlevad linnajuhid, et see samm on mõeldud selleks, et viia Amsterdami tänavad kooskõlla linna ambitsioonitate kliimaeesmärkidega. See hõlmab süsinikuneutraalsuse saavutamist aastaks 2050 ja lihatarbimise vähendamist poole võrra. Kriitikud aga ütlevad, et valitsus liigub nende sõnul nõlle nanniriigi suunas ja püüab tsensuuri abil inimeste isiklikke valikuid kontrollida. Meiega liitub nüüd Stuti Mishra, ajalehe Independent Aasia kliimakorrespondent, et seda kõike lähemalt selgitada. Nii et Stuti Amsterdam ütleb, et see puudutab avalike ruumide kooskõlla viimist kliimapoliitikaga, aga kui palju see keel tõenäoliselt tarbijate käitumist muudab? Ja see ongi küsimus, see puudutab tegelikult selle otsuse tuuma, aga ma arvan, et ükskõik millised sellised otsused, mis on tehtud avaliku käitumise mõjutamiseks, ei too muutusi üleöö. See näitab muutusi alles ühe või isegi mitme põlvkonna jooksul tegelikult. Nii et ma arvan, et see on suund, mille on seadnud Amsterdam. On veel mitmeid teisi linnu, kus on arutatud selliste keeldude üle, mõned on selle juba rakendanud. Ja see taandubki tegelikult mõttele, et tuleb tunnistada, et need on väga saastavad tööstusharud ning selliste reklaamide avalikus ruumis näitamine on piiratud. Lihtsalt selleks, et tunnistada, et me ei saa niimoodi edasi tarbida. Ma arvan, et see ongi selle algatuse põhituum ja põhjus. Ja sa isegi, kui see ei muuda seda, mida keegi sel päeval tellib või kas keegi broneerib järgmise puhkuse või mitte, siis ma arvan, et juba see tunnistamine mängib suurt rolli, aidates inimestel mõista seda kui saastavat tööstusharu pikas perspektiivis ja võib-olla hiljem oma käitumist muuta. Nagu me näeme tubaka või isegi alkoholireklaamide keelustamise näidet mitmes kohas, see ei takista sind tegelikult jooki võtmast või sigareti süütamast, aga see paneb sind mõistma, et meil otsustel on mõju sinu tervisele.
ja ma arvan, et kui asi puudutab reisimist või seda, kui palju liha keegi võib tarbida ja milliseid otsuseid me teeme ning kuidas me fossiilkütustesse suhtume, siis just nii hakkab see aja jooksul kujundama avalikku arvamust. Võib-olla mitte kohe, aga võib-olla ühe põlvkonna pärast või nii. Noh, kindlasti võib öelda, et näiteks Ameerika Ühendriikides, kus sa tõesti enam tubakareklaame ei näe, on tubakas suures osas põlu alla sattunud. Sa ei näe enam inimesi tänavatel suitsetamas. See võttis aega, aga kindlasti on see huvitav näide. Kas sellised kliimakaitsega seotud piirangud tõenäoliselt pälvivad nende ettevõtete vastuseisu, keda piiratakse? Mida me oleme seni nendelt ettevõtetelt kuulnud? Jah, mitmeid. On olnud vastuseisu. Loomulikult on selle keelu suhtes olnud ka kriitikat, nagu sa ka mainisid. Mõned organisatsioonid on ühinenud ja kirjutanud valitsusele, paludes neil oma otsust uuesti läbi vaadata. Oleme ka varem näinud, et mitmeid selliseid keelde on vaidlustatud. Üks näide, mis mulle meenub, oli reisi- ja turismitööstus, kes vaidlustas sarnase keelu. Aga ma arvan, et kui asi puudutab selliste asjade seaduslikkust, siis me kõik oleme olukorras, kus me alles püüame asjadest aru saada. On ka juhtumeid, mis on seotud hüvitise nõudmisega. Inimesed, kes on katastroofis kõik kaotanud, nõuavad hüvitist fossiilkütuste ettevõtetelt. See on samuti valdkond, kus luuakse õiguslikke pretsedente. Need on uuemad valitsuste otsused, mis võtavad arvesse kliimaalaseid kohustusi. Ja siis näeme ka selliseid muutusi, kus toimuvad kultuurilised nihked. Ja siis ettevõtted, samuti inimesed lihtsalt püüavad selles muutuses orienteeruda, samuti ka kohtud, ütleksin ma. Kohtud ja advokaadid püüavad samuti aru saada, milline on nende keeldude õiguslik seis ja kuidas neid käsitleda, kus nad tegelikult hakkavad riivama isikliku vabaduse ideed. Ja millal me lihtsalt teeme kollektiivse otsuse, et miski on kahjulik. See ongi kõik. Ma arvan, et see kõik on väga uus ja me lihtsalt näeme, kuidas see areneb. Kindlasti on kriitikat, aga me saame ka teada, kuidas seda kriitikat vastu võetakse ja kuidas avalikkus sellele peamiselt reageerib. Hästi, suur tänu, et meiega liitusite. Väga huvitav oli teie arvamust kuulda. Nüüd liigume edasi järgmise loo juurde. Pentagoni suur UFO-toimikute avaldamine sütitab taas ühe vanima küsimuse. Kas me oleme tõesti üksi? Trumpi administratsioon avaldas just 10 videoid, sõjaväearuandeid, FBI intervjuusid ja isegi vanu NASA ärakirju, mis dokumenteerivad salapäraseid objekte, mida on nähtud kõikjal Süüriast kuni Kasahstani taevasteeni. Mõned neist salvestistest näitavad kiiresti liikuvaid tulesid, mis teevad järske pöördeid ja mille kohta piloodid ütlevad, et need ei vasta tavapärastele lennumustritele. Teised juhtumid leidsid lõpuks siiski seletuse. Kuid president Trump ütleb nüüd avalikkusele, et nad teeksid ise omad järeldused, kuna spekulatsioonid internetis taas plahvatuslikult kasvavad. Aga uskujad ütlevad, et see võiks olla seni suurim avalikustamine. Asjatundjad hoiatavad inimesi, et nad ei järeldaks kohe, et tegu on tulnukatega. Mida me siis tegelikult siin näeme? Tuntud müstifitseerija Uri Gelleril on mõned teooriad. Ma ütlesin teile, et Donald Trump kavatseb materjali avaldada, aga kui palju materjali? Meiega liitub nüüd maailmakuulus müstifitseerija Uri Geller ise. Uri, sa oled aastakümneid avalikult rääkinud maavälisest elust ja seletamatutest nähtustest. Kui sa vaatad neid äsja avaldatud Pentagoni faile, mis jääb sulle kõige rohkem silma? Olgu, Natarka, kõigepealt aitäh, et mind kutsusid. Ma olen siin Jafas väga lähedal teie stuudiotele oma muuseumis. Vaata, sa ütlesid midagi sellist nagu, kas me oleme üksi, kas me ei ole üksi. Kas me oleme üksi? Vaata, kui me oleksime üksi, siis milline raiskamine kogu see avarus seal väljas oleks. Loomulikult me ei ole üksi ja sul on õigus. Ma olen seda aastakümneid uurinud. Ja ma hämmastan täna kõiki sinu vaatajaid. Ma panen neid imestusest ahetama selle looga, mida mul on rääkida. Aga lähme natuke tagasi. Ma olen kohanud inimesi, kes on näinud UFOsid, keda on UFOd röövinud, aga mul on üks foto, mida ma pean sulle näitama. Selle saatis mulle Whitley Strieber. Kui sa seda nime ei tea, siis ta on menukirjanik. New York Timesi menukirjanik. Ta on usaldusväärne mees. Sa pead uskuma seda, mida ta ütleb. Ja ta saatis mulle foto. Ma palusin tal saada mulle foto tulnukast. Ma tahan seda näha. Päris tulnukat. Noh, selle ta mulle saatiski. Ma panen selle keskele. Loodetavasti näete seda selgelt.
See oli enne tehisintellekti. Me räägime 40-ndatest. 40-ndatest, Natasha. See on foto, mille tegi valvur mingis mahajäetud tehases Mehhikos. Aga nüüd lähme põhiloo juurde. Ma pean üles võtma selle, mille just põrandale viskasin, sest ma mõtlesin, kas ma peaksin sulle rääkima või mitte. Ma räägin sulle. Lase ma võtan selle ülesse. 50 aastat tagasi ütles astronaut Edgar Mitchell, kes oli 6. inimesena kuul kõndinud mulle, et on olemas saksa natsiteadlane nimega doktor Werner von Braun, kes tahab minuga kohtuda ja mulle midagi näidata. Wow! Doktor Werner von Braun oli raketigeenius. Pärast seda tõi president Kennedy doktor Werner von Brauni Ameerikasse, et kasutada tema mõistust ja teadmisi kuu maandumise ettevalmistamiseks. Mõned inimesed ei usu mind. Ma kohtusin doktor Werner von Brauniga. Siin on fotod. See on doktor Werner von Braun. Ta näitab mulle tükki UFOst. Minu kõrvalt seisab CIA mees, astronaut Edgar Mitchell. Ma avaldasin talle muljet lusika painutamise ja mõtete lugemisega. Siis ütleb ta mulle, uuri, tule minuga parklasse. Minu õemehel oli väike Saksa Minoxi kaamera, spioonikaamera, mille CIA tegelikult mulle andis, et nende heaks spioneerida. Ta teeb selle foto, Werner von Braun paneb mind oma limusiini ja me sõidame koos NASA baasi keskusesse, mida nimetatakse Goddard Space Lab Centeriks. Me jõuame tohutu betoonhooneni. Mõned valvurid ta avab ukse ja me läheme alla hoone sügavustesse. Tema ja mina kahekesi. Jõuame klaasukseni. Ta avab ukse ja koridoris on soojad mantlid Antarktika jaoks, millel on NASA logo. Ta ütleb, pane üks selga ja paneb ise ka ühe selga. Ja siis Natasha viib ta mind suure metallukse juurde, mis on sama suur kui need kaared minu muuseumis. Ta avab ukse ja ma olen täiesti hämmingus. Me astume külmkambrisse ja ma ei ole loll, Natasha. Ja mind ei hüpnotiseeritud, ma nägin seda oma silmaga. Ma näen klaastorudest lebavaid tulnukate kehasid, külmunud. Paljud neist olid vigastatud. Wow! Tead, ma olen alati tulnukatesse uskunud, sest see ongi tänase loo põhipoint. Õige. Et näha seda oma silmaga. Okei, noh ilmselgelt. Hämmastav. Ilmselgelt ei olnud nendes failides avaldatud pildid külmunud tulnukatest. Ja seega muidugi küsimus, kas või mitte, või ma arvan, et küsimus, mis kõigil praegu on see, kas nendes failides oli midagi konkreetset, mis annaks lõpliku tõendi tulnukaelu olemasolu kohta. See on küsimus. Kas sa nägid nendes konkreetsetes failides midagi, mis sulle silma jäi? Absoluutselt ja ma arvan, et täna ütles congressman Tim Burchett, et palju on veel tulemas, mis sind šokeerib. Nüüd, ma tahan uskuda, et nad kavatsevad tutvustada tulnukate kehasid. Mõned ütlevad, et need on elusad tulnukad. Ma tean kindlalt, et Benjamin Antonio, Donald Trump ja mõned teised presidendid, mitte paljud, teavad, et nad on tulnukad. Ja võib-olla on nad isegi tulnukatega kontaktis ning kasutavad tulnukate tehnoloogiat sõjapidamiseks. Sellepärast kõik see maha vaikiti. Aastakümneid eitasid kõik ufosid ja tulnukaid. Nüüd lubage mul see intervjuu lõpetada millegi tõeliselt šokeerivada. Kui ma olin 6-aastane, olen pärit Tel Avivist. Ma sündisin siin. Ma mängisin suures aias, Araabia aias, Števotis või Chill, Rochelle'i puiesteel ja Uda levi juures. Äkitselt, otse mu silme ees, näen tohutut valguskera. See vilgub ja valgusest tuleb midagi, mis tabab mu laupa. See oli nii käega katsutav ja kõva, et ma kukkusin murule. Ma jooksin koju, et emale rääkida, aga ta ei uskunud mind. Ta arvas, et ma kujutan seda ette või mõtlen selle välja. Aga see lugu oli nii võimas, et ma otsustasin sellest mitte eemalduda. Ma kirjutasin sellest oma raamatutes, ma rääkisin sellest dokumentaalides. 20 aastat tagasi BBC dokumentaalis. Israelis näidatakse dokumentaalfilmi minust, kus ma räägin seda lugu. Järgmisel päeval saan telefonikõne Iisraeli õhujõudude ohvitserilt, kes ütleb mulle. Uri, ma olin seal, ma kuulsin sind eile õhtul ja ma nägin sind. Tead, ma võtan kõne kohe vastu. Tema nimi on Avram.
ja ta räägib mulle, et ta oli noor õhujõudude sõdur, ohvitser, kes kõndis oma ema korterisse Rochelle'i puiesteel. Ja ta näeb mind, ta näeb seda valguskera. Nii et ta oli selle hetke tunnistajaks. Pean ütlema, Uri, et sa oled üks vähestest inimestest, kellega ma olen rääkinud, kellel on olnud nii palju kogemusi suhtlemisel ja nägemisel, mis võiksid olla tõendid tulnukate elu kohta. Ma arvan, et paljud meist vaatavad neid Pentagoni faile ja loodavad, et nad näevad midagi täiesti lõplikku. Aitäh, et meiega liitusid. Peame minema kiirele reklaamipausile. Väga huvitav. Hästi, mu sõbrad, see oli Global Eye. Mina olen Natasha Kirtšik, oli rõõm teiega koos olla. Näeme järgmisel nädalal.